tere tulemast Eesti Noortekirjanduse kanalile, käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja tänane külaline on Eliis Grigor. tere, Eliis! tervist! sul on ilmunud selline raamat nagu Teibitud suu, seda on nimetatud üheks väga heaks anoreksia käsitluseks. Et ma saan aru, et see on sinu esimene ja hetkel vist ainus raamat. Jah, hetkel küll nii. Kuidas sa selle raamatu kirjutamiseni jõudsid või mis pani sind raamatut kirjutama? Selline kirjutamissoov on olnud juba, issand jumal, äkki põhikooli algusaastatest, 5.–6. klass. Et no raamatuid ma olen lapsest saati väga palju lugenud, ma olen nagu nii-öelda meie pere raamatunohik. Ja siis, mida vanemaks sain, teismeikka läksin, tekkis selline huvi, et tahaks ka midagi kirjutada. Et loomulikult sai kirjutatud sellistesse anonüümsetesse keskkondadesse oma mõtteid, teoseid, aga ikkagi oli see tung, et tahaks midagi füüsiliselt välja anda. Ja siis tuligi minu eesti keele kirjandusõpetajal idee, et miks ma ei võiks kirjutada siis põhikooli loovtööks raamatu. Ja kõik see protsess nagu ajastus sellega, kui mul diagnoositi see anoreksia ja ja siis samal ajal, kui ma otsisin nagu informatsiooni, mis see nagu söömishäire üldse on, mida haiglaravi üldse tähendab, siis ma tegelikult ei leidnud nagu eestikeelset infot praktiliselt mitte midagi, et oli mõned blogiväljavõtted, oli natukene kliinikumi kodulehel informatsiooni, aga ei olnud sellist nagu patsient või nagu inimene inimesele juttu. ja ja siis tuligi mõte, et ma kirjutan loovtööks siis sellest nagu kogemusest, mis tunne on olla haiglas ja mida kogu see protsess tähendab, et see režiim ja mida ma tunnen. Ja noh, algselt oli see suunatud lihtsalt inimestele, kes saavad diagnoosi, tahavad tekivad endale küsimused, mis nüüd järgmisena saab. aga siis sujuvalt kasvas välja selleks, et nagu ma kuulen ka inimeste käest, et tegelikult see aitab ka lähedasi ja pereliikmeid paremini aru saada, meditsiinitöötajatel paremini aru saada, mis tunne tegelikult on, kui inimesel on söömishäire ja selline nagu emotsionaalne, teistsugune emotsionaalne side toiduga, oma kehaga. et sellest ei ole nagu võimalik täiesti aru saada, ilma et sa ei oleks seda nagu kogenud, põdenud. aga vähemalt see raamat nagu annab natukene paremat aimu, mis tunne see on. Ma mõtlen loovtööd, kas need on 8. klass, eks ole, vist on see jah, aeg. 8. klass, jah. Et 8. klassis kirjutada selline raamat, noh, väga-väga äge. Kuidas sul see toimetamise protsess oli, et kas väga hullusti nüsiti sinu seda teost või see läks päris nii, nagu sa alguses kirjutasid, et oli sul seal mingeid üllatusi? Mm, tegelikult kirjutamisprotsess läks üsnagi lihtsalt. et esimesena vaatas üle minu eesti keele kirjanduse õpetaja ja siis selle järel nagu vaatas üle kirjastaja. et väga palju sellist nüsimist ei olnud, ma ise pigem nagu nüüd aastaid hiljem nagu tunnen, et ma oleks võinud seda nagu rohkem küllaslikumaks teinud, nagu rohkem täiendusi panna juurde. aga läks nagu läks, et see on üsna nagu autentne sellega, mis ta nagu esialgselt oli, see loovtöö. võib-olla mõned pisinüansid, mõned kirjavead, võib-olla mõni lause ülesehitus, aga ta on üsnagi lähedane originaalile nagu sisu poolest, küll välimuselt on need kaks täiesti erinevat raamatut. Aga no selles mõttes ta tundub olevat nagu, kuidas ma ütlen, nagu väga äge, sest et kui sa täpselt selles vanuses kirjutad täpselt sellele vanusele, noh, siis ma kujutan ette, et sinu nägemus on tõenäoliselt täpsem, kui ütleme, mina olen 40-ndates, et kui mina üritan kirjutada teismelistele, siis noh, ehk läheb täppi, aga kindlasti seal on midagi muud, sest et ma tegelikult kirjutan sellistele teismelistele, kes ma ise olin või need, kellega ma olen noh, praegult siis kuidagi kokku Mhm. puutunud. Eks ta on jah, ja ikka see teismeeas ka, noh, see ühiskonna asjad muutuvad kõik ja sotsiaalmeedias see kõik tegelikult ju muutub nii kiirelt ja see kõik omakorda mõjutab ka, mis kõigepealt toimub. et jah, ega ma arvan ka, kui ma nüüd umbes 10 aastat hiljem kirjutaksin, prooviksin teismelistele kirjutada, see ei pruugi võib-olla selles võtmes nii hästi kõnetada. Ma saan aru, et sa praegult noh, sul on, no sa ütled, et 10 aastat tagasi, eks ole, aga ma saan aru, noh, kirjutamine kipub olema selline harjumus, mida on väga raske unustada, et see sealt sealt tagasi teed ei ole.
et ma saan aru, et sul on praegult, sa tegeled õppimisega. Kelleks sa, kelleks sa õpid või mis sinust saab? No õpin praegu arstiteaduskonnas, et varsti lõpp on lähedal, eelviimane aasta läheb. et mis peale seda on, täpselt ei oska veel öelda, eks ma vaatan, mis võimalused on, kas minna teadlaseks, minna doktorantuuri või ma spetsialiseerun, jään üldarstiks, ma seda veel ei tea. aga ikkagi selline meditsiinisuund on, mis nagu raamatus ka tegelikult oli näha ja kõlas, et see meditsiin mulle pakub huvi ja meeldib ja et ikkagi sinnasamasse suunda on nagu jäänud, aga selline täpsem plaan on veel selgumisel, et päris palju ideid on, mida ma veel pean läbi seedima. No ma saan aru, et arsti elukutse on selline küllalt väljakutseterohke ja pingeline ja võtab palju aega, aga noh, ma eeldaksin, et sa kirjutad veel, on sul plaanis? ja ma tegelikult tahaksin küll kirjutada, kas või juba üks idee on see, et ma tahaksin mingil määral teibitud suule järge saada, aga ta pigem järg on nagu, ta on nagu eellugu sellele, kuidas see kõik asi hakkas nagu välja kujunema. et natukene koputada inimestele südametunnistusele, et sõnadel on väga suur mõju äh,. väikestel žestidel on väga suur mõju ja kui need nagu kumuleeruvad, siis nad võivad päädida nagu väga-väga raske haigusega. et see on nagu üks idee, kuigi noh, ma tunnen, et minu nagu suund on aja jooksul muutunud ka, et kui ma alustasin äh,, siis ma algul unistasin kirjutada rohkem düstoopilisest romaanist, aga nüüd, kui minu põhine nagu peamine kirjandusžanr, mida ma loen, on selline ilukirjandus, 20. sajand, 21. sajand ja pigem modernne, siis ma tunnen ka, et noh, nüüd minu see kirjutamissuund läheb pigem sinna modernsele ja ikkagi südamelähedane on vaimse tervise probleemid. et ma unistan oma roosas unistuses, et ma tahaksin näidata jälle erinevaid vaimse tervise probleeme natuke teise pilgu alt. et mitte selline nagu tüüpiline obsessiivkompulsiivhäire, kus on pidev selline nagu aspekt on koristamine, vaid natuke teise nüansi alt ka, sest et paratamatult psühhiaatrilised haigused on väga stigmatiseeritud, näidatakse vaid ühte seda nagu külge, aga tegelikult seal on veel palju rohkem teisi tahkusid, mida ei pruugi isegi arstid täielikult aru saada. See on väga selline noh, äge eesmärk et ma saan aru, et ma just tahtsin küsida, et kas sul on selliseid südamelähedasi teemasid, aga sa juba vastasid sellele peaaegu ära, et ma saan aru, et sa seda anoreksia teemat ei ole veel päris lõpuni nagu läbi kirjutanud. et sul on nagu veel mõtteid selles osas. et noh, ta selles mõttes ilmselt noortekirjandusse väga hästi sobib, sest et see seal see kehakuju kuvand või kehakuvand, et see on just selles ajas, kui see tekib, ta on väga habras, väga õrn, noh, ma ei tea, see ka, kui kellelgi mis iganes hakkab naiselikkus või mehelikkus natuke varem avalduma või natuke hiljem avalduma, et noh, see on võib-olla niisugune päris tragöödia kohati. Kas sa oled mõelnud selle peale ka, et noortele on kuidagi teistmoodi kirjutada või mis on need loo osad, mis peaksid olema noortekirjanduses just, noh, mida võib-olla ei ole näiteks siis, kui sa kirjutad kas lastele või täiskasvanutele? Mhm. no ma tunnen, et tegelikult üks asi, millega noored väga suhestuvad, ongi selline eneseleidmine ja muutumine, mis on tegelikult väga nagu loomulik, ongi seda alati see, et keha muutub, aga ka ajuküpsed suhtlusviisid muutuvad, tekivad nagu romantilised suhted, tekib rohkem konflikte pere ja sõprade vahel ja kõik see nagu on muutus ja sellega on algul väga raske kohaneda. et ma leian, et tegelikult noored nagu tunnevad mingil määral sellist nagu nähtavustunnet, kui keegi kirjeldab neid muutusi, et nad saavad aru, nad ei ole üksinda. et mis tänapäeval nagu see probleem on ka, et inimesed tunnevad, et nad on üksinda, kuna pidevalt sotsiaalmeedia projitseerib mingisugust ideaale. aga siis ongi see, et nagu lugeda raamatust kellegi selliseid nagu kasvõi nagu väljamõeldud tegelase küll ausaid mõtteid, kuidas ta tunneb, see kuidagi nagu aitab palju paremini suhestuda noorel nende muutuste ja nende nagu, mis toimub elus. et see on, mida ma ise tunnen ka, mida mulle on raamatud andnud ja kui ma mõtlen nagu noorsookirjanduse peale, et mis nagu seal avaldus leidus ja mis mulle sellel hetkel seal väga meeldis, oligi see muutustega nagu harjumine
ja iseenda leidmine. ja see on okei, et muutused tekivad elus ja see ongi üks selline otsimis nagu protsess. Kuidas sa raamatusse tegelasi leiad? Et noh, ma saan aru, et sul võib-olla on natuke raske seda praegult vastata, kui sul on üks raamat ja ma saan aru, et sa võib-olla peategelase kirjutasid päris nagu iseenda pealt. aga ma saan aru, et sa oled rohkem ka kirjutanud, et sul on kindlasti kogemus olemas, et kas sul on nagu mingi selline, et sa kogud tegelasi, et sa näed tänaval mingit huvitavat inimest või kohtad kedagi või ütleme, loed mingisugust tegelast, mõtled, ah, see on äge tegelane, ma varastan ta oma jutu jaoks ära. Et kuidas sa leiad tegelasi? Mhm. jah, ongi peamine see väline inspiratsioon, et ma ei taha mitte kedagi küll nagu kopeerida, aga mulle võib meeldida mõne inimese mingisugune iseloomujoon, karakteristik, käitumismaneer, välimuspool, mingi aspekt ja ma nagu selle võtan oma selle nagu tegelaste panka nii-öelda. et loomulikult saan inspiratsiooni nagu väljaspoolt oma sõpradelt, võõrastelt, mis on sotsiaalmeedias avaldub, raamatutest. et ma olen nagu hästi selline inimene, kes nagu saab inspiratsiooni ja selle, kui ma näen midagi, siis sellest hakkab mul midagi üles kasvama, mitte et ma nagu täiesti nullist alustan midagi, et mul peab olema ikkagi selline nagu seeme kusagilt nagu oma keskkonnast pärinema ja sellest seemnest ma võin kasvatada nagu suure nagu kujutletava asja välja. Pigem on jah selline, et ma kogun, märkan inimesi ja panen kirja mingeid iseärasusi, jätan meelde, et inimesed minu ümber on tegelikult väga inspireerivad minu jaoks. kas sa oled märganud, et kas sul on mingeid teatud tegelasi lihtsam kirjutada või raskem? Et noh, ma saan nüüd aru, et võib-olla jällegi selle raamatu näitel, et teismelist tüdrukut oli võib-olla lihtsam kirjutada, aga et ütleme, et kas sa nagu tunned, et sul on mõned tegelased, mis on sellised nagu noh, suuremad väljakutsed, et ütleme, võib-olla naisena kirjutada meest või ütleme, noorena kirjutada kedagi vana või kirjutada just vastupidi, kedagi väga noort. Mhm. Et kuidas sulle tundub, on sul mõningaid selliseid ja mis sa teed sellisel juhul, et kas sa jätad selle tegelase välja või mis sa teed, kuidas sa lahendad selle olukorra? tegelikult, kui ma kirjutasin juba seda raamatut, siis mul oli väljakutse seda ühte noormeest kirjeldada, kirjutada, kuna ma tundsin, et nagu mul puudub see sõnavara, kuidas seda kirjeldada. juba alates sellest, et söömishäire on meestel avaldub teistmoodi, aga ka selline mingi plokk tuli ette, kuna ma ei teadnud, kuidas kirjeldada nagu vastassugu poolt jälle mitte nagu vanemana võib-olla see probleem pole nii suur enam, kuna noh, rohkem interaktsiooni inimestega, ma olen rohkem avatum. mul on nagu rohkem meessoost sõpru ka suhtlusringkonnas võrreldes selle ajaga. aga ma tunnen, et tegelikult see on koht, kus ma nagu ei oska veel, aga see puudutab ka mingil määral sellest jälle, kuidas ühiskond nagu projitseerib mehi, et mehed peavad olema sellised väga stereotüüpsed, tugevad. aga tegelikult ma tean, et nad ei ole alati ja see on okei. et ka meestel on nagu oma muresid, oma raskusi, aga lihtsalt nad ei väljenda neid nii hästi, no mitte isegi hästi, aga niimoodi nagu naised on harjunud väljendama. minu jaoks nagu see on üks põhjus, miks on näiteks meessoost isikuid raske kirjeldada. ja kuidas ma sellele leian lahendust, on üks jälle see, et ma suhtlen inimestega, ma uurin nende kohta, toetun oma lähedastele sõpradele, aga ka interneti nagu hea pluss on see, et tegelikult saad märksõnu otsida ja lugeda, inspiratsiooni ammutada ja nagu lugeda teiste kogemusi. et panedki märksõna sisse ja sa saad nagu erinevaid nagu allikaid, millele toetuda. et see on minu nagu üks viis, kuidas ma lähenen sellele ja võib-olla natuke aitab ka see, et kuna ma olen tegelikult teadlane, siis ma nagu oskan võib-olla süüvida rohkem selliste sotsioloogia teadustesse, sealt siis nagu mehe iseärasust, mehe karakterit uurida ja sealt seda inspiratsiooni ammutada. Siin kõlab juba jälle vastus minu järgmisele küsimusele, et kui sa midagi kirjutad, et kui põhjalikult sa seda teemat uurid või kuidas sul on, et kas sa kõigepealt alustad nagu eeltööst, et sa uurid seda teemat ja mõtled sealt ja siis võib-olla nagu isegi ehitad lugu selle info põhjal, mida sa saad, või vastupidi, et sa kõigepealt kirjutad selle loo valmis ja siis pärast vaatad, et mida seal tuleks kohendada. Mul on pigem nagu selle kahe variandi segu. kõigepealt ma alustan kirjutamist, ma kirjutan nagu mitte isegi nagu mingi terviku toorvariandi välja, vaid ma lihtsalt panen oma mõtted kirja.
kirjutan mingisugused peatükid valmis ja siis ma hakkan nagu edasi põhjalikumalt uurima, et mis puudutab seda aspekti, toda aspekti ja siis ma olen ikka väga detailidesse, et ma olen väga nagu detailidele nagu keskenduv inimene ja ma väga tihti satun sellesse, et ma lihtsalt jään ja rohkem lugema. kuna lihtsalt see on minu jaoks nagu uus informatsioon ja ma armastan uut informatsiooni nagu koguda enda sisse, uurida, analüüsida, läbi seedida, nämmutada. Ja siis, kui ma olen nagu selle läbi uurinud kõik, siis ma lähen uuesti selle nagu draft'i juurde, selle esialgse versiooni juurde ning hakkan seda ümber kirjutama ja kui tekivad uued küsimused, pöördun tagasi jälle otsingumootorite poole, otsin ja uurin uusi võimalusi, mingeid täpsustusi ja niimoodi nagu liigun edasi-tagasi, kuni ma lõpuks olen enda jaoks piisavalt nagu tervikliku loo valmis. Missugune kirjutaja sa oled, kas sa oled selline, kes kirjutab 10 käsikirja korraga või selline, kes keskendub ainult ühele ja ühtegi uut ideed ennem, noh, nagu mitte selles mõttes päris uut ideed, aga ütleme, ühtegi loo ideed nagu ennem ei võta käsile, kui eelmine on siis lõpetatud? ma olen pigem see jah, kes teeb enne ühe asja lõpuni ja siis võtab teise käsikirja ette. kuigi, kui mul seda ühte käsikirja kirjutades või selle nagu mingi puhkehetke ajal tuleb mingi teine idee kirja, ma loomulikult panen selle kirja, aga ma teadlikult sisestan endale, et see on see tuleviku probleem, sest et muidu ma hakkan rööprähklema ja ma tunnen, et ma kaotan kontrolli selle nagu, mul on tunne, et mitte miski ei saa siis valmis, kui ma kirjutan 10 asja korraga, noh. see on jälle minu iseloom ka. Ma olen nõus siin alla kirjutama, mul on seesama probleem. Tegelikult alati kirjanike puhul on hästi huvitav see, et mis neil on nii-öelda lava taga. Et kas sul on mingisuguseid selliseid no ma tean, et osad näiteks käivad märkmikutega, minul on isiklikult voodi kõrval märkmik, sest ma aeg-ajalt näen nii ägedaid unenägusid, et ma pean midagi üles kribama, sest hommikul ma ei mäleta, aga mingi hea idee oli. Siis paljud kirjutavad näiteks raamatutest mingisuguseid tsitaate välja või noh, mingid sellised asjad. kas sina ka mingit sellist asja teed või sa hoiad kõike oma peas? ei, ma ei suuda kõike peas hoida, mul on peas nii palju mõtteid kogu aeg. aga jaa, mul on väga palju märkmikuid. mul on üks märkmik, kus ma kirjutan nagu oma mõtteid, oma asju kirja, alates nagu, see on nagu selline päevik, kaldkriips, märkan midagi, panen üles, selline noh, sõbrad teavad, et mul on kogu aeg mingi märkmik kaasas. siis on teine märkmik, kuhu ma panen raamatu tsitaati kirja, mis on just selline ilukirjanduslikust allikatest pärinevad. ja siis mul on kolmas märkmik, kuhu ma panen selliseid ütleme nii vaimset tervist toetavaid mõtteid, mis kasvataks enesekindlust, annab sellist tunde, et noh, et on okei, kui läheb nii või naa, et selline nagu enesekasvatuse raamat, enesekasvatuse märkmik õigemini. et mulle väga, minu jaoks kirjutamine, see käeline kirjutamine on väga terapeutiline protsess ja seetõttu mul ongi hästi palju märkmikuid kogu aeg. Me tavaliselt lõpetame need intervjuud sellega, et ma küsin midagi selle kohta, et mis soovitusi sa pakud inimesele, kes tahaks saada kirjanikuks, tahaks kirjutada raamatu lõpuni, võib-olla selline, kes on näiteks sahtlisse kirjutanud, ei julge sellega midagi peale hakata ja võib-olla äkki sa oskad näiteks ka arvestades oma haridust pakkuda mõne põhjuse, miks on hea, kui inimene kirjutab? et miks just see kirjutamise osa on nagu kasulik? Mhm. ma kahjuks ei oska nagu sellist, see pigem läheb rohkem psühholoogia valdkonda, aga jälle omast kogemusest ma lihtsalt nagu näen, et oma mõtete väljakirjutamine, olgu see kas või isiklikud või selline nagu ilukirjanduslik aspekt, sellel on terapeutiline protsess, see aitab nagu mõelda mõtteid läbi, neid ratsionaliseerida, et igal inimesel on küll oma nagu selline terapeutiline viis, minu jaoks on nagu üks nendest on kirjutamine, just see, et ma saan oma mõtted välja öelda. aga mul ei ole vastas kedagi, kes kuidagi reageeriks sellele, et mul ongi see paber. Hindab ja arvustab, et jah, see jääb ära. täpselt, et see paber on see neutraalne asi ja tegelikult iseendale on ka väga huvitav lugeda, mis ma lugesin, mis ma kirjutasin 10 aastat tagasi ja vahetevahel arvutis mu kogemata avastan mingit, ma kirjutasin ju selle idee mingi sel hetkel, et oi ma isegi ei mäleta enam seda. ja kui on nagu soov avaldada, siis
ma tean, et see on väga raske protsess, sest ongi see hirm, mis teised arvavad. Kuid kõige hirmsamad asjad ongi see, et nendest üle saadab ainult siis, kui nendega ette võtta. See on nagu see suur samm ära teha, see hüpe ära teha ja sellest tagasisidest õppida. kui tuleb negatiivne tagasiside, siis tuleb nagu osata hinnata, kas ta on konstruktiivne või mitte. Et mida ma saaksin paremini teha, sest iga viga, mida inimene teeb, see on tegelikult õppimisvõimalus, mida järgmine kord paremini teha. Et see on nagu hästi minu suhtumine, mida ma olen võtnud ka, et samamoodi ka, et noh, ma tunnen, et teibitud suu võiks olla nii, nii, nii ja niipidi palju-palju parem, aga ma teadvustan seda ja aktsepteerin, et see raamat on niimoodi ja järgmine raamat tuleb siis teistsugune, parem, täidab neid lünkasid, mis minu jaoks nagu on puudulikud. ehk mida ma tegelikult väga ütlen, et ongi see julgus, lihtsalt mine, ära hüppa pea ees vette, aga mine pea ees selle raamatuga kellegi juurde, selle ideega kellegi juurde. et alati pean minema kohe kirjastaja juurde, kasvõi mõne lähedase sõbranna juurde. noored võib-olla, kui on hea eesti keele õpetaja, kirjandusõpetaja, tema juurde. et mul lihtsalt on vedanud ka, et mul on olnud väga head toetavad eesti keele kirjanduse õpetajad, nagu just eriti põhikoolis, kes oli minu nagu juhendaja, aga ka gümnaasiumis, kes mind väga-väga toetas. jah, ma küll seal ei tegelenud nii palju selle loomingu protsessiga, aga just selline filosoofiliste mõtete avaldamine, et kui kohe ei julge minna suurte tegudeni, alati võib alustada väikeste sammudega, niimoodi edasi minna. ja Eestis on ka selliseid, noh, bestseller võistlus ja et ongi see proovi, katseta, see kõik tuleb ainult kasuks. Sa niimoodi riivamisi nagu liikusid sinna ka, aga ma just mõtlen, ma omalt poolt võib-olla lisaksin, muidugi pole see koht, kus mina annan nõu, aga et mulle tundub, et tegelikult selle tagasiside puhul, noh, eriti kui see on selline noh, mitte nii positiivne, kui oli oodatud, et siis tegelikult hästi kasulik on mõelda selle üle, et kes on see inimene, kes tagasisidet annab. Et kui see on täiskasvanud inimene, kes annab tagasisidet raamatule, mis on mõeldud kolmeaastastele või mis on mõeldud teismelistele, et siis noh, peab arvestama seda, et tal on teistsugune nägemine sellel asjal. Ja samas on ka näiteks see, et võib-olla kui sul on oma sõbranna, ta võib olla väga sinu poolt, aga ta võib-olla ei tea kirjutamisest midagi. Eesti keele õpetaja samas võib-olla teab kirjutamisest midagi, aga ta võib-olla ei mõista sind. Et noh, selles mõttes sellest on ilmselt abi ja vist kasulik, ma saan aru, et see tuleb ka sinu jutust välja, et tegelikult kasulik on see, et sa näitad seda erinevatele inimestele. Mhm. Kas ma julgen küsida, äkki sul on mõni pealkiri pakkuda, et mida lugejad saaksid oodata, millal? ei, päris niimoodi ei ole. selles mõttes, et on olemas dokument, kus on olemas väga süstemaatiliselt kõik nagu selline kondikava olemas. on mõned päris valmis peatükid ka, mida ma pole küll kellelegi näidanud. et isegi mu kirjastaja väga ei ole näinud neid asju. aga pealkirja ma ei oska veel öelda. et kuidagi ta on arvatavasti seotud Eebitud suuga. aga ma pean vaatama, mis lõpuks sellest lõpuks valmis saab. Sellisel juhul me jääme ootama suure põnevusega ja aitäh sulle, et sa leidsid aega. aitäh Nägemist! teile.